Tšau kõikidele! Täna ma ei ole teie ees samuti uue vlogiga, vaid tänases videos ma räägin see on nii-öelda 2025 aasta wrap mul. Ja räägin üldiselt, mis 2025 aastal toimus, räägin oma vision boardist, näitan enda ühesõnaga vision board, mis sealt täitus, mis sealt ei täitunud ja kuidas miski asi lahenes. Ühesõnaga siis, sellest teemast ma juba olen palju rääkinud, et kui eelmine aasta novembri lõpus ma siis lõpetasin enda võistlushooaja, siis mul tuli binge eating disorder ehk bingimine, ülesöömine ja see kestis päris kaua ikka, peaaegu terve see aasta, mitte päris, ütleks siuke septembrini umbes. Vahepeal olid nii-öelda paremad ajad, kus ei binginud, vahepeal olid halvemad ajad, kus ikka bingisin rohkem ja ütleme nii, et ma ei soovi seda mentaalset haigust mitte kellelegi. See on kõige õudsam asi üldse lihtsalt. Üldse igasugused toitumishäired siis. Et see aasta oli raske, aga sellepärast ma juba ootan uut aastat, et mis see uus aasta toob. Ma loodan, et see tuleb parem. Ühesõnaga siis 2025 aasta alguses oli suhetoiduga, ma olin just värskelt siis diedilt välja tulnud. Ma tahtsin väga reverse dietit teha, aga ei läinud päris nii. Ma hakkasin kohe kõike sööma, liiga palju, kogu aeg mõtted olid ainult toidu juures. Mida saaks rohkem süüa, kust veel saaks midagi süüa. Ja see oli väga kurnav. Ja veebruaris oli selline periood, kus ma lihtsalt nädal aega istusin enda toas, mitte midagi ei teinud ja sõin ühe võileiva päevas ja ma arvasin, et okei, see on nagu fine, aitab mul alla võtta. Mis see tegi, oli see, et jah, ma võtsin paar kilo alla ja siis keha hakkas jälle küsima ja nõudma, sest ta ei saanud nii viigalt ja tuli lisakilodega kõik juurde ja tagasi. Et see tsükkel oli, seda ikka oli mitu korda, et ma võtsin alla, nii-öelda näljutasin ja siis võtsin jälle juurde ja rohkem ja rohkem. Ja nii see tegelikult käibki, et näljutad, hakkad jälle sööma, võtad rohkem juurde. Sellepärast ma ei soovi mitte ühelegi inimesele seda, mitte kellelegi. Üldiselt siis oli ka jaanuar kuni märts, ma ütleks. Vaimselt väga hull aeg. Ma suhtlesin väga valede inimestega, kes tõmbasid mind ka sinna alla auku ja ma ei osanud sealt välja tulla. Mu pere mu ümber nägi seda, aga nad ei saanud siin otseselt ka midagi teha. Nad ütlesid mulle, et kuule, võta nagu kokku ennast, vaata. Aga seal augus olles, see ei ole nii lihtne. Et oligi mind, ma ei söönud vahepeal, mind ei huvitanud mitte midagi. Ma ei mõelnud enda tuleviku peale, mul ei olnud mitte midagi elus käimas lihtsalt. Käisingi iga päev koolis, tulin koju ja ma ei teinud mitte midagi. Ma ei käinud trennis, ma ei teinud mitte midagi. Ja siis oli lõpetamine, tuli suvi, siis mul oli 2 töökohta ja seda oli väga raske nii-öelda manageda nende 2 vahelt, kuna üks oli öötöö, üks oli ettekandjatöö ja ühel ööl olin tööl, järgmine hommik ei saanud kohe minna sinna ettekandjatööle, nii et väga palju pidin vaatama, kuidas need graafikud nagu jaotada. Ja see oli juba väga kurnav ja see nii-öelda siis elu läks täiesti segaseks mul. Ma ju olin tööl õhtul 9 kuni hommiku 5, jõudsin koju heal juhul 6, magama 6:30, 7, vahepeal isegi 8
ja magasin kuni õhtul 4-5 ja ärkan siis 4-5, söön siis hommikusööki ja põhimõtteliselt juba jälle tööle. Mul ei olnud nagu aega mitte midagi muud teha, ma ei tahtnud mitte midagi muud teha. Ma ei käinud, ma arvan, pool aastat jõusaalis. Ma olen nüüd väga vihane selle peale, et ma oleks väga palju progressi teinud selle ajaga, aga noh, on vaja elus sellised asjad ka läbi käia ja teha. Ühesõnaga siis ööd ja päevad läksid täiesti vahetusse. Ma elasingi ainult seal öötööl põhimõtteliselt ja polnud nagu mitte midagi muud teha, sellepärast et päeviti, kui ma ei tea, teised olid tööl või tegid midagi, siis mina magasin, sest ma olin just nagu töölt tulnud. Ja see oli nagu lõpuks nii kurnav nii-öelda tsükkel, et päeval magasin, öösel olin tööl ja ma põhimõtteliselt ei näinudki nagu inimesi nagu elu väljaspool klubi, sest ma ju töötasin seal. Ma ei ütle midagi, see töö oli nagu fun, aga lihtsalt oligi nagu 3 kuuks. Mul oli lihtsalt suveperioodil, ma ei oleks seda suutnud isegi edasi teha. Lihtsalt mentaalselt see ka täiega keeras ära nagu mind ja terve 2025 aasta põhimõtteliselt siis nagu ma ütlesin, ma ei käinud trennis, toitumine oli täiesti nagu ma ei mõelnud absoluutselt mitte millelegi, mida ma söön, millal ma söön, nagu täiesti ükskõik mida. Ja ainus asi, mida ma tegin, oli käisin pidudel enda sõpradega. Jõin alkoholi väga palju. Ja see oli peale dieeti juba, suhteliselt kohe algas. Ja see oli ikka väga tihti. Ikka väga tihti. Et ma isegi ei mäleta, millal oli selline nii-öelda nädalavahetus mul see aasta alguses siis, kus ma poleks väljas käinud. Et see oli ikka meeletu. Ja oligi terve suvi siis, kui ma tööl ei olnud, ma käisin ainult sõpradega väljas, jõin alkoholi, tegin mis iganes ja minu arust sellel hetkel siis oli see nii fun, nii tore, aga sügisel ma sain aru, et ma ei taha enam seda elu, sest mul ei olnud ju nagu käimas enda jaoks mitte midagi, mul ei olnud ühtegi eesmärki ja ma olingi seal nii-öelda augus, ma ei teadnud, mida teha, ma ei teadnud, mis mu tulevik toob või mida ma üldse tahan, et see tooks. Mul oli lihtsalt nii nagu plokk ees kõigest, nagu ma ei näinud kaugemale kui tänane päev mitte midagi. Ja sellest said aru ka kõik mu lähedased, ma ütlen siis pere. Ja nad ütlesid, et nagu Annika, võta kokku ennast. Aga sel hetkel ma ei saanud ise sellest aru, et midagi oleks nagu nii valesti. Küll aga septembris ma hakkasin päris tihti käima Tallinnas Angela juures. Ja tema siis lõpuks põhimõtteliselt võttis mind oma tiiva alla ja hakkas aitama mind treeneritööga. Näitas mulle ära, kuidas miski käib, mida ma nii-öelda tegema peaks, kuidas ma midagi tegema peaks. Ja sealt mul tuli jälle see nagu trenni ja treeneri töö soov tagasi. Nii et ma hakkasin jälle jõusaalis käima. Ma vaikselt alustasin trennide andmisega ja kõik läks nagu ülesmäge. Ja ma otsisin endale Tallinnasse korterit terve aeg. Ja ma nägin ühte kuulutust, üks korter Kristiines. Siis ma kirjutasin ja küsisin, et millal saab vaatama minna. Ja siis ma nägin seal sama lehe peal, et oli ka üks teine korter Pirital, täpselt samas majas, mis Angela elab. Ja siis ma küsisin maklerilt, et kelle nagu kuulutus see on, siis ta ütles, see on ka minu. Nii et ma ütlesin, et ma tahan hoopis seda vaatama minna. Ja põhimõtteliselt nädala pärast sain sisse kollida, siin ma olen.
Vahepeal olid asjad rahulikud. Oligi seal september, oktoober. Tegelesin ikka natuke oma nende trenni asjadega, käisin trennis, andsin trenne. Ja siis vahepeal läksid jälle asjad nii-öelda halvemaks. Juhtusid mõned asjad ja läksid jälle mingid inimesed ära mu elust, keda nüüd ma saan aru, et võib-olla polnudki vaja. Ühed uksed sulguvad, teised avavad. Ja nii see elus on. Et ju siis nad ei pidanud olema mu elus. Aga lihtsalt see, et nad kõik korraga läksid, kui mul oli neid kõige rohkem vaja. Ja lihtsalt jätsid mu üksita. Nüüd aga aasta lõpuks ma siis olen aru saanud, et kõik juhtub põhjusega. See on mu lemmikütlus terves elus. Kõik juhtub põhjusega ja kui üks uks sulgub, siis teised avavad. Ja sa pead lahti laskma lihtsalt asjadest, mis sind ei tõsta kõrgemale. Ja peale seda, kui ma käisin enda isaga kahekesi Egiptuses, siis peale seda on olnud, ütleks, et vägagi hea aeg. Sealt ma sain väga palju motivatsiooni, mu kehal oli väga vajastu sooja, mul mõtted hakkasid lendama. Et seda oli mul kindlasti väga vaja. Ja nüüd ongi aasta lõpp käes ja ma ütleks, et ma olen väga õnnelik, et ma saan selle aasta minema saata. See oli kindlasti üks raskemaid aastaid mu elus siiani. Aga samas ma tean, et ma õppisin väga-väga palju selle aasta jooksul. Tundma teisi, tundma ennast eelkõige. Ja ma lihtsalt tean edaspidi, mida teha teistmoodi, keda kuidas kohelda, keda kuidas kuulata, lasta enda ellu. Ja ma väga huviga ootan juba 2026 aastat, sest et ma loodan, et see tuleb natuke parem aasta. Nüüd aga ma tahaks veits enda vision board'i teile näidata ja rääkida siis sellest. Mul on terve selle aasta alguses siis ma tegin endale vision board'i ja panin selle enda arvuti pildiks siis. Ja ma kohe panen teile siia ka selle, saate vaadata. Ja ma näitan lihtsalt, et absoluutselt kõik asjad selle pildi peal juhtusid. Ja subconscious. Ma pean guugeldama. Alateadvus. Ja asi ei ole selles, et sa lihtsalt teed selle vision board'i. Asi on selles, et kui sa seda teed, kui sa neid pilte otsid, vaatad, mõtled nende peale, siis kõik need jõuavad su alateadvusesse ja sealt su keha lihtsalt, see on ette määratud juba, et need asjad juhtuvad ja need kõik 100% juhtusid minuga. Esimene pilt siis 19 years of being a diva. Mina panen enda pildi siis. Minul oli, see ei olnud kõige parem sünnipäev, enda päris sünnipäeva päeval ma nutsin, sest mul oli tööl raske päev ja siis kõik mu sõbrad hülgasid mu. Nad ei tulnud minuga mu sünnipäeval välja. Igatahes ei olnud kõige toredam aasta sünnipäev, aga at least it happened. Ma sain 19. Teiseks siis martiinid. Ja neid sai väga palju joodud see aasta. Nagu ma enne ka juba rääkisin teile, siis seda sai väga palju tehtud see aasta. Liiga palju. Järgmine pilt on siis korter. Korteri võtmete üleandmine. Minu pilt on siin. Ja see oli nagu, ma olen väga õnnelik, et ma tegin selle pildi ja muidu mul ei oleks nagu midagi siia võrdluseks panna, sest et ma ei teinud muid asju alguses nagu siit pilte, mitte midagi. Ja nüüd on nagu väga hea vaadata, et kõik need asjad, mul on mingeid pilte, millega võrrelda, et kõik need asjad juhtusid. Järgmine pilt siis steak ja munad. Ma sõin ka neid see aasta.
ja ma lihtsalt ei track inud midagi ja aasta lõpp oli kindlasti parem. Ma ei ole enam nii paistes nagu ma olin, aga ma võin siia panna muidugi ka pildi. Ma üldse mul ei ole nagu häbi seda panna, et milline ma olin aasta alguses, veebruar, märts ja praegu nagu näo poolest. Seda on lihtsalt nii väga aru saada, kui paistes ma olin ja kui paistes ma enam ei ole. Järgmine pilt on siis siin klubi pidutsemine. Seda, nagu ma ütlesin, sai ka väga palju tehtud, liiga palju. Autosõidud, no neid nii või naa tuli, on ju, aga lihtsalt sellised sõpradega õhtuti autoga sõitmised, neid oli ka palju. Järgmine pilt on siis lõpetamine, gümnaasiumi lõpetamine ja ma ütleks, et see minu gümnaasiumi lõpetamise pilt on üks parimaid. See Instagramis ka väga palju view'se, nii et ma arvan, see oli väga hea pilt. Järgmiseks on siis jõusaali pildid. Jõusaalis, noh, ma ütlesin pool aastat põhimõtteliselt kaotasin progressi, aga aasta alguses, jaanuar-veebruar käisin ja nüüd aasta lõpus siis septembrist olen käinud kogu aeg regulaarselt ja nüüd ma võtan seda ka täiesti teistmoodi, ma ei võta seda kui midagi, et ma pean seda tegema. See on lihtsalt nüüd nii-öelda osa minu elu, või no see ongi minu elu, mitte osa minu elust, see ongi kogu minu elu praegu. Järgmine pilt siis sõbrannadega väljas käimine. Te näete, et mul on siin väga palju väljas käimist ja pidutsemist ja alkoholi ja mis iganes. Ja see oli, ma arvan, vale otsus neid asju siia panna enda vision board'i, sest nagu ma ütlesin, alateadvus sai sellest aru ja need juhtusid, vaata. Aga jah, seda juhtus ka ja ma ei saa öelda, et ma kahetseks midagi, ma ei saa elus mitte midagi kahetseda, nagu kõik on õppetund, kõigest õpime. Järgmine siis puuviljakauss. Mul on sellest üks ideaalne pilt, ma juba tean, mul on peas see pilt. Ja neid sai ka palju söödud, lihtsalt mida mul ei ole siin vision board'il on see, et ma binge'iks, vaata. Neid ma sõin ka, aga ma binge'isin ka, nii et järgmine on raha. Rahaga on see, et suvel, kui ma ütlesin, ma töötasin 2 kohas, ma olin palgatööl. Ma sain üüratult vähe raha lihtsalt, isegi kui ma olin nagu mõlemas kohas. Ma sain mõlemast kohast väga vähe, kokku tuli vähem, kui ma oleks, ma arvan, ühe koha peal kogu aeg järjepidevalt teinud. Mida ma öelda tahan on see, et üldsegi palgatööl sa ei teeni miljoneid. Okei, ma ei teeni praegu ka miljoneid, aga praegu ma teenin ikka rohkem, kui ma teeniks kuskil ettekandjana või ma ei tea, mingi müüjana või mis iganes. Et karjäärialaselt raha teemad, siis see on ikkagi protsess, mis on nagu käigus, et seda ma ei saaks öelda, et mul see samasugune pilt on ja võib-olla midagi leian võrdluseks siia. Aga jah, kui sa teed midagi, mida sa armastad, tööd, sa ei mõtle seda kui tööna, sa lihtsalt teed seda, sest sa armastad seda. Raha tuleb järgi, see tuleb alati. Siis siin on paar reisipilti, kusjuures sellega on ka üks story, mitte story, see on lihtsalt 2 loost. Aga umbes, ma ütleks 6 aega tagasi, mul ei olnud isegi plaanis see aasta reisile minna. Ja ma jäin vaatama enda seda arvutipilti, vision board'i ja ma mõtlesin, et nagu mul on kõik asjad siit tehtud, kuidas ma saan selle ühe tegemata jätta. Ja siis tuligi lihtsalt, reaalselt selle peale tuligi idee, et okei, bookime nagu kõik asjad ära ja lihtsalt nädala pärast lähme. Ja me tegime seda. Ja ma olen väga õnnelik, et me käisime. See oli tõesti väga vajalik mulle. Ja kõige viimaseks siis ilus lihases keha. See on jällegi see, et ma ei saaks öelda, et see on siuke 2 otsaga asi. Mul ei ole muidugi sellist keha, ma ei saa ennast võrrelda nagu temaga, sest ta on mingi prolli steroidide peal, Aga lihtsalt see on ka jällegi see, et
mul ei saagi see nii-öelda kunagi valmis saada, see on ju kogu aeg, sa lihtsalt käid trennis ja teed seda, et paremaks saada. Ehk siis nagu kogu aeg ma saan enda keha ilusamaks teha, raskusi tõsta, mis iganes, on ju. Et selle ma jätan lihtsalt sinna 2 vahele. Et ma ei ütleks, et ma olen praegu enda kehaga rahul, kindlasti mitte, ma saan alati väga palju paremaks, aga selle kallal ma siis praegu töötangi, et saada täpselt sinna vormi, mis ma tahan. Ja see ongi nagu, seda ei saa, sellel ei ole nagu lõpp-punkti, seepärast ma ei saagi nagu vaadata, kas see läks täide või ei, sest et selles mõttes, kui ma võrdleks ennast aasta algusega, siis jah, see läks täide. Kui ma võrdleksin ennast tuleviku mina ideaalse kehaga, siis ei, siis ma olen alles väga alguses. Et selles mõttes ma ei saa siia nagu mingit kindlat piiri panna, kas see läks täide või ei, sest et sellist elukestev protsess nagu. Ja siis on siin erinevad quote'id, nagu ma ütlesin, mu lemmik quote, everything happens for a reason. Kõik juhtub põhjusega. See on nagu see on lihtsalt mu nii-öelda elu moto, ma lihtsalt elan selle järgi reaalselt ja see päriselt ka on nii. No matter how unrealistic it seems, it's going to happen. Ja see on ka tõsi. Nagu ma ütlesin, terve see vision board sai mul nii-öelda truuks, tõeks, aga ma ei oleks kunagi arvanud tegelikult, et nagu kõik see, nagu et ma päriselt suudan selle kõige ära teha. Pluss reis, spontaanne reis, nagu ma olin omale kindel, et ma ei saa seda tehtud, aga what sain? The universe is working in my favor. See on, jah, mulle ka meeldib see quote lihtsalt. Universum lihtsalt alati nagu, see on põhimõtteliselt sama nagu everything happens for a reason, et kõik juhtub nii, nagu meile ette kirjutatud on universumi poolt ja sellist on nii. Discipline and consistency. Sellest ma räägin enda uus aasta, uus mina väljakutses ka, et ei saa ainult motivatsioonile lootma jääda, vaid selleks on distsipliini vaja, et midagi tehtud saada. Ja kui sa ei ole veel ankeeti täitnud, siis miks, mida sa ootad? Uus aasta, uus sina, you know? Aga jah, siinkohal siis ma võtakski otsad kokku, et vision board sai vaadatud. Selle aasta nii-öelda story sai üle käidud ja ma ütlekski selle aasta kohta, et kõik juhtub põhjusega. Absoluutselt kõik inimesed su elus on mingi põhjusega. Mitte midagi ei ole siin niisama või juhuslik, mitte midagi ei ole sellist, vaid kõik on sul juba tulevikust ette kirjutatud, kõik läheb nii, nagu minema peab, iga asi õpetab midagi, see aasta õpetas mulle väga paljusid asju. Ja ma loodan, et siis selle aasta õppetunnid viivad mind 2026 aastal edasi ja et ei korduks enam sellist aastat. Palun, ei, lõpetame selle aasta juba. Ma tahaks nii väga selle jätta juba minevikku ja edasi liikuda puhtalt lehelt. Ja ma olen tänulik kõikidele, kes mu elus sellel aastal olid. Need, kes enam ei ole, ka nendele. Sain teada, mida ma tahan elust, mida ma ei taha, keda ma tahan, keda ma ei taha. Et ja näeme siis juba kas järgmine istumise video või vlog ja ilusat vana aasta lõppu kõigile ja head uue algust. Tšau!